Nii, sama people. Täna on meil plaanis väga palju erinevaid teemasid, nagu näiteks nilfid, algklassid käisid metsas, taimeseade konkurss koolis, laulu- ja tantsupidu ja jalgpallivõistlused. Esimesena kutsume saatesse Nele Raaperi, kes räägib meile snilfidest. Snilfid tahavad enda juurde saada ajakirjanikke ja reporterid. Kas see on tõsi? Jah, on. Milline peaks olema see ajakirjanik või reporter? Ta peaks olema energiline, tegus, kes oskab suhelda inimestega. Aga kes sobivad reporteriteks? On ka mingid vanusepiirangud? 4.–9. klassini või iga nooremad, kes on väga tublid ja tahaksid väga kirjutada, jah. Aga millest võib üldse kirjutada? Näiteks, mis toimub koolis, millega tegeletakse väljaspool kooli ja palju muud põnevat. Kuhu peaks oma kirjad saatma, et seda iga lugu avaldatakse? Merle Lepikule, merlelepik@salme.edu.ee ja koolipress@salme.edu.ee. Ja praegu peaksin need kirjad siin all ka kuskil jooksma. Aga aitäh sulle ja loodetavasti juba varsti me näeme siin mõnda videot, mis on tehtud lastest saadetud kirjast. Taimeseade konkurss oli koolis ja sellest rääkima meile Mirge Arge. Mis oli selle aasta Taimeseade konkursi teemaks? Matemaatika. Oli palju põnevaid töid ja... Töid oli väga palju ja väga erinevaid. Ja tavaliselt ma kuulsin välja ka kõige paremat nendest. Ja nemad läksid siis esindama linna, meie kooli. Maakondlikule konkursile. Ja et te tahaksite teada, siis Saaremaa on ainuke maakond, kus peetaks siis sugest lille-teadmisseadmiskonkursit. Ja nüüd ka väikene videoklipp sellest. 21. septembril algas koolis Taimeseade konkurss, kus iga klass pidi oma seade kokku panema. Korraldati näitus, kus sai vaadata individuaalselt kui ka rühmatöid. Žürii koosseisust Tiia Kovrin ja Merle Sillamäe valisid välja parimad tööde tegijad, kes pääsesid edasi maakondlikule Taimeseade konkursile. Need olid 7. klassist Teele Tilts ja Kärt Lääneste ning 4. klassist Tuule Sadam ja Heti Lääts. Minul oli ka au esindada Salme kooli maakondlikul Taimeseade konkursil, siis siiski minuga koos oli veel üks tore tüdruk ja see oli Kärt Lääneste. Meie siis tegime ühe põneva eksponaadi siis seal, mille nimeks oli matemaatiline seen. Kuidas siis kulges? No suhteliselt hästi läks, jõudsime õigeks ajaks valmis ja materjali jätkus. Siiski ühe koha peal meil jäi natukene materjali puudu ja õnneks meil oli ka Salme koolis veel Tuule ja Hedi ja nemad aitasid meid ajast välja. Mitu võistkonda seal peale teie veel oli? 19 vist. 3 vanusegruppi oli. Ja koht me kahjuks ei tea, et... Oli 3 esimest. Jah, 3 esimest. Ja me jäime siis 4. Järgmine saatekülaline, kes meile tuleb, on Hendrik Veskinen. Ja tema räägib sellest, kuidas nad algklassidega metsas käisid. Tere, Hendrik! Tere! Mis te seal metsas tegite? Mis te nägite seal? Otsisime seeni. Otsite seeni ja leidsite ka mõne? Väga huvitav seene isegi. No, mis seene? Rohelise seenese polnud roheline kärtsunen ka. Ei tea, mis seen see oli, jah? Ei tea. Kes teiega seal veel olid? Liisi ema ja ta vanaema. Vanaema, ehk siis Elve Lepik ja Mari Lepik ja neile tänud selle eest. Kas te nägite mõnda looma ka metsas või? Ei näinud, aga lind oli seal. Lind oli.
aga aitäh sulle! ...27. septembril 2010 käisid 1. kuni 4. klassi õpilased metsas seeni samblikke tundma õppimas. RMK-st ehk Riigi Metsamajanduse Keskusest käisid rääkimas Mari ja Elve Lepik. RMK pakub osaliselt lastele looduslikku haridust ja see on tasuta. Algklasside lapsed tegid kooli foajees näituse, et ka teised õpilased ja õpetajad saaksid seeni ja samblikke tundma õppida. Kõige silmapaistvamad olid näitusel seened. Sealt võis leida punase kübara kärbseseeni, puravikke, kukeseeni, porgandirisikaid, murumune ja nii edasi ja nii edasi. Tähelepanek näituse külastaja võis sambliku vahel teidega mõne pödrapagula. Nüüd meil on natuke rahvuslikumast meeleolust. Praegu me hakkame rääkima noorte laulu- ja tantsupeost, mis toimub juba varsti, nii et siia tuleb Laura Päld. Kuidas lähevad siis selle suursündmuse ettevalmistused? No päris hästi on praegu, et me arutame nagu häälte kaupa vaata. Esimene, teine, kolmas hääl ja siis nagu oleme kõik koos laulda ja siis vaatame, kuidas välja tuleb. Sul on ka mingi põnev asi käes, mis see siis on? See on laulupeolaulik maailm. Ja millal siis toimub see noorte laulu- ja tantsupidu? See on 1. kuni 3. juuli, et 1. juulil on siis ja 2. juulil on need peaproovid ja 3. on siis laulu- ja tantsupidu. Aga aitäh sulle ja nüüd vaatame siis ka lauluproovi videolõiku. Õpetaja unustasime, jah. Järgmine teema on siis jalgpall ja sellest veel rääkib meile toimus siis Viiasega mängus, Saaremaa maakondlikud mängud. Kuidas meie naiskonnal läks? Naiskonnal läks väga hästi, me saavutasime esimese koha. Tahaks ikkagi teada, kes sellest suurepärase naiskonna välja õpetas, kes oli treener? Treeneriks oli Andre Anis. Mitu võistkonda üldse peale siis Saaremaa põhikooli veel oli? Oli 3 võistkonda, Kärdla, Lümanda ja Kahtla. Ja meie siis nagu võitsime, jah? Keda oli kõige raskem alistada selle mängu? Lümandat oli kõige raskem. Tahaks siis ka teada, kes olid need suurepärased sportlased ja õpilased, kes teid väravasse? Väravasse lõid Anne-Mari Pruul, Heti Pruul, Kadri Pruul, Merili Müür ja mul oli ka sõnu. Nii et sina olid ka siis üks mängijatest, kes oli värava suurepärane. Selline kukkus välja siis esimene teleshow. Kindlasti tuleb veel väga põnevaid teemasid, väga põnevaid saatekülalisi ja kui te teate midagi põnevat, siis kindlasti teavitage sellest koolipressi, me kindlasti tuleme oma kaameratega sinna kohale ja isegi kui te ei teate, siis midagi põnevat leiame koolielust ikka. Nii et järgmised uudised juba nädala pärast. Ma olen